kätte jõudnud. Tervelt 3 kuud oleme trenni teinud talve jooksul. Ainult talve jooksul. Kuidas siis, no talve jooksul selles mõttes, et kihvedu ja kus meil see asi juhtus ja... Eks ta oligi nii, et ma olin siis kõige kõvem mees, et ma võitsin selle kihve ära, ütleme nii. Sellepärast ma siin olen, et 2 niukest. Meie lemmiksõna lõdipüksid seisavad siin oma suveriietes ja naudivad jaanipäeva järgselt ilma. Eestikas sportlast ei saa. Ja kuidas siis peale jaani tunne on? Ei, no mis jaanid võtsime kergelt, tegime siin ennem jaani, tegime väikse trenni siin kaameramehe pool. Katuse peal ronisime siin edasi-tagasi 20 kilo ühes käes, 20 kilo teises käes. Ettevalmistus on tugev? Väga hea, ettevalmistus super on. Siin mu taktikatreener veel paneme asjad paika kohe varsti, et vaatame, kus esimene grupp läheb ja siis taktikatreener teeb mulle siin taktika valmis ja siis ega mu alla võidu ei lähe. Alla võidu ei lähe? Ma loodame, et veetakistuses siis eluga läbi pääsed ja ära juhku. Sealt nagu jumal jooksen üle. Nii kiire on lihtsalt. Okei. Aga edu sulle siis ja kohtume lõpus siis. Kohtume järgmine aastal sinuga algis siin. Hästi. Tehtud. No nii, oled nüüd kõva mees või?
No, mitte nii kõva, kui ma lootsin, aga esimeseks küll ei tund, aga taktika vist sai valesti. Mõtlesin, et on veel 10 kilomeetrit. Võtsin liiga rahulikult. Aga kuidas siis, kumb siis raskem on, kas 3 kuud joosta või see jant läbi teha? Ei, aga mis see on ühekordne 10 laks, et kõige hullem oli ikkagi kõige raskemad need või olid lõppu jäetud need kõige suuremad takistused või need, mis nõudsid nagu jõuda ka. Jooksed siin 8 kiltsi ära ja siis hakkab turnima ja ronima ja jalad on ka pehmed ja hästi palju muda ja libisemist, et jooksutasa oli niisugune raske tasakaalu hoida. Aga kuidas see ujumine siin oli? Siin oli päris põnev oli kohe stardist. Ei, ujumised tegelikult need kõik jõuületused olid tegelikult hästi mõnusad. See oli nagu selline jahutuse eest, ilm oli ju tegelikult päris palav. Aga palju neid veetakistus üldse raja peal oli? Oma 10 kanti ütleb kokku, siis sai edasi-tagasi läbitud mõned kohad. See sama, mis meil seal alguses üle jõe. Pärast tulime sealt tagasi, siin taga veel mitu korda sai. Ja olid mõnusad sügavad, et mitte ainult jalgu ei kasnud, aga mõnes kohas olid kaelani vees ja mul jahutus oli. Ja oli siis hea diil? Ei, mis jumala lahe oli. Ainult järgmine aasta jälle või? Ma meelitan teid raudselt siia, nii et ei ole midagi. Siin kaameramees juba vaatab sellise näoga, et sa oleks võinud ise läbi teha. Jah, ega vahepeal oli küll, endal ka oli tihti rajale tulla, aga siis, kui mudaseid mehi hakkasid nägema, siis... Ei, see muda ei olnudki tegelikult nii hullud, sest see oli nii lühikest aega, see oli siin võib-olla paarsada meetrit. Võib-olla see ronimine, mudasena ronimine oli lihtsalt selline, et ega sealt müüri otsast alla vaadates hüpata just ei tahtnud.